Oleme Paide avatud noortekeskuses. Mis siin täna toimub? Täna on siin koos Noor üle Järvamaa. Tegelikult on tegemist siis Järvamaa noorte suvekooliga, kus räägitakse kohalikest omavalitsustest ja noortevolikogudest. Järvamaa noortekogule ENL-i poolt määratud mentor Lauri Läänemets räägibki siis noortele, kuidas üks noorte osaluskogu või noortevolikogu peaks toimima ja millised võimalused on tal teha nagu koostööd kohaliku omavalitsusega. Ja peale selle on meil veel siin ka natukene välismaalasi. Imaveres on selline vabatahtlike noortelaager, kus on siis kohal väga palju erinevaid noori erinevatest riikidest. Nemad on meil täna külas ja samuti on 2 noormeest Austriast, kes on lihtsalt nagu sellisel suvevahetusel, kes lihtsalt tulid 6 nädalaks Eestisse ja vaatavad siin ringi ja elavad nagu kohalikes Eesti peredes. Selline suur noorteüritus. Kõik Järvamaa noored, kes te tunnete endas vähegi aktiivsuse pisikut, siis tulge oma ideedega, oma soovide, oma plaanidega Järvamaa noortekogu poole ja ma usun, et me leiame tee, kuidas neid lahendada. Ja kindlasti, kui te tahate reisida, siis saatke oma meile mulle, ma panen teid kontaktlisti ja Eesti Noorteühenduste Liidust tuleb aktiivsetele noortele väga palju ja väga huvitavaid pakkumisi. Aitäh! Millest sõltub noortevolikogude jätkusuutlikkus Järvamaal? Järvamaal, nii nagu ka kõigis teistes maakondades ja linnades, tegelikult sõltub see jätkusuutlikkus väga palju omavalitsusjuhtidest ja noorsootöötajatest. Et kui ei ole selget huvi ülevalt poolt allapoole, siis võib selle noorte volikogu luua, aga kõigi noorteorganisatsioonidega on üks lihtne asi. Nad töötavad niimoodi tõusude ja langustega ja kui tekib olema see languse periood, kus võib-olla sellised aktiivsemad inimesed on ära läinud, siis, ja seda tuge ei ole, siis on suhteliselt suur tõenäosus, et see asi lõpetab oma tegevuse. Kuidas sinust vabatahtlik noor sai? Kord lugesin Jaani teatest või kohalikust ajalehest, et Järvaääni noorteklubi vajab uut juhatust ja juhatuse esimeest ja siis mõtlesin, et lähen lihtsalt vaatan, mis seal tehakse. Aga juhtus nii, et lihtsalt valitigi juhatuse esimeheks. Ja siis juba kohtusin Jaanikaga ja Jaanika kutsus mind Järvamaa noortekogusse ka. Ja nii see juhtuski. Kuidas sinust vabatahtlik noor sai? Ma arvan, et kõik vist algas kooliõpilasesindusest, kus olid igasugused aktivistid juba ees ja nemad siis hakkasid suunama ja kaasa kiskuma. Ja siis sattusin noortekokku ja siin ma nüüd olen. Aga miks tasub üldse noortekogusse kuuluda? Väga palju kogemust saab, siis meeletult palju tutvusi ja väga hea seltskond. Ja kindlasti Järvamaa noortekogu annab juurde ka seda, et ma saan Järvaäänis ka midagi nagu sinna delegeerida nii-öelda, et ma saan kasulik seal ka olla. Aga sina oled meil täna siin uus, et miks sa tahad noortekoguga liituda? Ma arvan, et see annaks väga palju uusi kogemusi juurde ja muidugi seltskond, et nagu mida vanemaks saades, seda rohkem kogemusi on, kui ise millegi sellisega tegelema hakata. Kas Järva-Jaanis on noortel piisavalt võimalusi oma ideid teostada ja vaba aega sisustada? Ma arvan niimoodi, et igal noorel on võimalus midagi teha, lihtsalt peab ise olema aktiivne. Et kui ise võtate midagi ette, siis alati see saab ka teostatud. Aga kui oluline on noorte suhe kohaliku omavalitsuse juhiga? See on ääretult oluline ja meil on vedanud, sest meil on noor vallavanem ja ta pooldab väga noori. Nii et väga hea on see. Milline on olnud kõige eredam kogemus praegu Järvamaa noortekoguga? Kuna ma olen noortekogus hästi vähe olnud praegu, siis kindlasti ENL-i suvekool, kus me käisime Järvamaad esindamas. Et seal sai tohutult palju uusi tutvusi ja kogu see kogemus, kõik need 4 päeva või 3 päeva, mis me seal olime, see oli täie super lihtsalt. Ja kindlasti Indrek Rahi koolitus, mis oli äärmiselt huvitav ja mõnel tüdrukul võtsegi pisara silma pärast. Nii emotsionaalne ja lihtsalt siuke hästi sügavamõtteline. Mida sa soovitad algajale vabatahtlikule? Ma arvan, et kõige tähtsam on ikkagi julge peale hakkamine. Et ei tasu karta enda mõtteid avada ja seda ka teostada.
just nimelt julgust kaasa lüüa ja mitte nagu karta, et tõrjutakse. Et see on lihtsalt esmamulje või nagu arvatakse seda, aga tegelikult kõik võetakse vastu avasüli ja see annab endale tohutult palju juurde. Ei tohiks just karta, et minna kuskil uude seltskonda, et nagu kõik võetakse ükskord ikka omaks. Et alguses on ikka kõigil raske kuskile kohaneda millegagi. Kas Järvamaa omavalitsusjuhid pooldavad noortevolikogude loomise ideed? Ma küll kohe siin ja praegu ei saa kõikide omavalitsusjuhtide nimel öelda, aga ma usun, et üldjoontes toetatakse küll. Et sel kevadel käis Järvamaa noortekogu juhatus koos meie mentori Lauri Läänemetsaga läbi kõik Järvamaa omavalitsusjuhid seda ideed tutvustasime ja üldiselt oli suhtumine väga positiivne. Aga et üldsegi noortevolikogu tekiks, siis kindlasti on noorsootöötajatel ka tulevikus väga suur roll. Millist nõu sa annaksid noorele, kellel on mõni huvitav idee, mida ta tahaks teostada? See tuleks lihtsalt ellu viia, ega siin midagi muud ei olegi tegelikult. Ja võib-olla leida lihtsalt endale mõttekaaslasi, leida neid, kes tahaksid seda ideed teostada. Ja võib-olla kindlasti on olemas näiteks mõni MTÜ või mõni selle ideega seotud ühing või inimesed, kellega ühendust võtta, kellega koos näiteks arutada, et mis oleks, kui viiks hoopis selle idee ellu, mis minul on peas tiksumas. Nii et selles mõttes ega siin midagi muud ei ole, kui tuleb hakata tegutsema. Et Järvamaa arenduskeskus näiteks pakub ka nõustamist neile, kes tahavad ideed teostada, asutada selleks näiteks MTÜ-d, selleks peab olema muidugi juba rohkem inimesi, see tähendab organisatsiooni asutamist või leida, või kuidas leida näiteks oma ideele toetust. Et kas on olemas mõni fond, kes seda ideed näiteks rahastaks. Ja tänapäeval Eestis on väga palju võimalusi, et leida abi, saada abi, leida mõttekaaslasi, et oma ideed ellu viia.